mõtle, kui tore, kui teaks vastuseid kõikidele nendele küsimustele. Ainult, et need vastuseid ei tule iseenesest. Selleks on tarvis tahet ja selleks on tarvis aega ja selleks on tarvis mingit vahendit ja meetodit, mis sulle just nimelt sobib. Kuidas sul on siis selle endale aja võtmisega? Kuidas sul on selle virvarriga, mis su peas käib? Kuidas sul on kõikide teiste inimeste prioriteetide ja nõudmistega sulle ja tahtmistega? On ta siis kohustus või on ta pere või on ta töö? Mul sõbrad vahel küsivad, et kuule, et mis tööd sa teed? Et kas sa koolitusi ka veel teed? Ma ütlesin, et ei, et ma sellisel kujul nagu minevikus pole ammu teinud, võimalik, et teen tulevikus taas, aga minu viimase 3 aasta töö on olnud muutuse mõtterännakute tegemine. Meil on väike tiim, mul on lava peal 2 kaaslast, Ahto ja Raun, kes siis hoolitsevad muusikalise poole eest ja me kutsume iga kuu ühel pühapäeval Kaja keskusesse 50 inimest. Me oleme ostnud selleks mõnusad matid, silmaklapid ja siis me palume inimestel 2,5 tundi, kokku 3 sissejuhatusega olla pikali ja mõelda endale tähtsaid mõtteid. Kuulates meie muusikat, minu juttu, need küsimusi, mida ma esitan, mida ma palun inimesele endale esitada ja siis justkui kohtuda iseendaga. Kõlab poeetiliselt, eks ole, aga võtame lihtsalt võtta enda jaoks aega ja siis selle meie poolt püstitatud teema raames tulla lauda endale tähtsate küsimustega.